Ja aitäh, Sebastian, aitäh ilusa sissejuhatuse eest ja veel kord kõigile tere hommikust. Mul on hea meel, et te olete kõik siia kohale jõudnud ja loomulikult meie suurepärane tehnoloogia ajastu, kus saab kahe klikiga kuskil kohal olla teistega samas ruumis on minu arust hästi suurepärane. Ja enne kui me võib-olla sisusse lähme, siis täna meil on aega selline 50+ minutit, et hiljemalt 10:55 tõmbame otsad kokku, kuna meil tuleb üks järgmine vahva webinar kohe järgi, et siis kes soovib mõlemas osaleda, saab seda ilusti teha. Ja kuna meid siin on võrdlemisi mitu, hetkel näitab siin 70 inimest, siis ka see palve, et me hoiame täna nii-öelda mikrofonid kinni ja kõik kommentaarid, küsimused, mõtted, mis teil on, et olge lahked, kirjutage chati ja julgustan teid hästi palju küsima, julgustan ka oma mõtteid avaldama, vaielge vastu kõik mõtted, mis pähe tulevad, jagage, kuna meid on tõesti palju ja igaüks näeb ju teemasid totaalselt erineva vaatenurga alt ja see kõik rikastab. Ja kui sa ise oma mõtteid jagad või ka küsimusi küsid, siis tegelikult ka sinu nii-öelda kaasteelised täna saavad sellest tunduvalt rohkem kätte kui ainult see, et mina siin üksi räägin. Nii et küsige hästi palju ja kirjutage chati ja Sebastian annab mul siin vahepeal märku, kui on midagi, millele ma saan vastata. Ja kui ma ka kõikidele küsimustele täna siin selle tunni aja sees ei jõua vastata, siis pole üldse küsimust, vastan kõigile eraldi, kas või pärast, nii et ükski küsimus ega kommentaar kindlasti vastuseta ei jää. Et olgu see ka öeldud. Ja hakkame selles mõttes minema, et teema on minu jaoks väga põnev. Loodan, et ka sinu jaoks. Ja nagu ka pealkiri ütleb, siis räägime sellisest enesekindlusest ebakindlal ajal ja miks just selliselt, siis me tegelikult kõik väga hästi teame, et kui meil on elus kõik asjad hästi, siis on võrdlemisi lihtne olla enesekindel. Kui meil on kõik asjad hästi, lähevad nii, nagu me soovime, siis on võrdlemisi hea olla optimistlik ja hästi positiivselt meelestatud. Aga mis saab just siis, kui tegelikult tegemist on mingisuguse ebakindlusega, kuidas siis seda enesekindlust siin hoida ja teha ka häid otsuseid ja ennast ka selle juures hästi ja rahulolevalt tunda. Nii. Ja kaks sõna minust endast. Ma olen siis teinud ühe sellise toreda tsükli läbi oma elus. Alustasin kunagi ülikooli ajal sellise mõnusa metsatee ehitusest, kus parmud olid sama suured kui sellised Eesti pääsukesed. Et kui hammustasid, siis tükk sinust läks nendega kaasa. Ja olen siis selle tsükli selliselt läbi teinud, et olen siis jõudsin sinna, kus siis mul oli selline üle 200 inimesest koosnev meeskond, kellega ma siis erinevaid projekte ja programme siis vedasin. Peamiselt siis transpordi ja energeetika sektoris tegutsenud olen. Ja lisaks siis Eestile ka peamiselt Rootsis ja Soomes. Coachingu kontekstis siis minu põhiteemadeks, mis mind ennast väga paeluvad, on eesmärkide püstitamine, otsuste tegemine ja loomulikult siis need, mille kaudu siis see päris essence kätte tuleb, ehk siis kuidas siis luua süsteeme, mis siis meid meie teekonnal ja otsuste tegemisel toetavad. Need on sellised minu teemad. Aga võib-olla sellest hetkel kõik.
läheme teemasse sisse ja vaatame juba, mis meil siit vastu vaatab. ja enne kui me teemasse sisse hüppame, siis ma palun sul mõelda hetkeks oma tänasele hetkel energiatasemele, kuidas sa ennast tunned ja teeme sellisel 10 palli skaalal, et üks on see, et energia on põhimõtteliselt kohe otsas ja 10 on see, et kõik akud, kõik patareid on täiesti täis laetud ja pane palun oma hetked enesetunne chati, vaatame, kuidas sul tunne on. Rõõm näha, et on võrdlemisi kõrged punktid, mõnel on ka nõks madalam, mis on ka hästi tore, et te olete ausad eestlastele ja üldse inimestele kohaselt 10 tavaliselt ei julgeta panna, kuna siis on justkui selline tunne, et enam ei ole kuskile minna. aga aitäh, kes veel mõtleb, siis kirjutage siia chati. aga suur aitäh selle esmase tunnetuse eest. nii, aga enne kui me läheme päris sinna enesekindluse juurde, siis vaatame korraks selle nullpunkti ära, vaatame korraks selle seisu ära, et kust see ebakindlus üldse meile sisse võib hiilida. et ega loomulikult ju me tunneme ennast justkui hästi kogu aeg, aga kuskilt ometi vahepeal see ebakindluse uss meile õuele nagu tuleb. ja tegelikult loomulikult see ei ole kõikehõlmav nimekiri, aga lihtsalt põhimõtteliselt aru saamaks, siis tegelikult sisuliselt ma jagasin selle enesekindluse või ebakindluse nii-öelda allikad siis kolmeks. ja räägime sisemistest ja välimistest teguritest. noh, välised on meile selles mõttes minust võib-olla kõige paremini teada, et küll majanduslangus, geopoliitilised pinged, kliimad, kõik muu. see, mis kuskil toimub väljaspool, see paratamatult meid mõjutab ja noh, kui seal on midagi sellist, mis ei vasta meie ootustele, siis noh, jälle selline väike eeldus on olemas, et ma tunneksin ennast ebakindlalt. ja sellega koostöös tegelikult on siis need sisemised ebakindlused, mis siis noh, teineteist nii-öelda välised ja sisemised omavahel väga hästi mõjutada oskavad. ja loomulikult siis kõik igasugused füsioloogilised tegurid ja nii edasi. ma mäletan väga hästi, kus üks Ameerika psühhiaater ütles, et enne kui ta hakkab ühegi patsiendiga tegelema, kellel on mingisugused mentaalsed probleemid, siis see baas, et tema uksest sisse astuda, sellel inimesel peab olema siis uni paigas ehk siis regulaarne unegraafik ja üks vahva asi oli see, et ta peab hommikust regulaarselt sööma. Need on nagu sellised hästi baasasjad. kui need on paigast ära, siis ei ole mõtet tal muude asjadega tegeleda. et lühidalt sellest, kus meil tegelikult see ebakindlus üldse tuleb. nagu ma ütlesin, et neid tegureid on kindlasti veel, aga põhiprintsiibis on see, kus see ebakindlus meie igapäevaellu üldse ligi hiilib. ja küsin teie käest võib-olla jällegi chati, et kuidas teie sellist ebakindlust enesekindluseks viite, muudate, et kus teie seda enesekindlust ise ammutate? mõelge hetke ja jagage ka teistega, et kuna see jällegi rikastab seda teiste sellist arvamust ka.
hea suhtluskeskkond. Proovime väljakutset kingitusteks pöörata, hästi ilusti öeldud. Siis nagu te näete neid, kuidas siis sellest ebakindlust enesekindluseks nagu pöörata, neid noh, võtteid on hästi palju erinevaid. Panusta rohkem enda heaolusse, jah. mm. -hmm. jah, Anni ütleb, et astub mugavustsoonist välja. mm. -hmm. julgus ebaõnnestuda, jah, lähedaste toetus. mm. -hmm. julgus ebaõnnestuda on hästi-hästi ilusti öeldud, jah. mm. -hmm. ma toon siia juurde sellised, mida, mida siis, mida siis ütleb, mida siis ütlevad sellised teadusuuringud, mis selle poole pealt ütlevad siis tegelikult, kust see enesekindlus algab. Seal tuuakse jällegi laias laastus sellised kolm põhilist punkti. Esimene on siis see, nagu ma toon siia, see on selline suuna olemasolu, kes nimetab seda suunaks, kes nimetab seda eesmärgiks, missiooniks. Neid sünonüüme on erinevaid, aga noh, kui ma räägin näiteks suunast, et mul on tähenduslik eesmärk, siis ma võin öelda, et näiteks võtsin sellise abstraktse näite, aga ütleme, et meil on Mari, kes on 38-aastane, ta on koolis õpetaja. seal on ressursse vähe, koolides on alati ressursse vähe. küll ei saa seal nii palju õppematerjale ette anda, pole aega, õppekavad ja nii edasi. aga Mari eesmärk on see, et ta soovib aidata igal lapsel ennast tunda täisväärtuslikuna. See on tema eesmärk, see on tema suund ja selle ülla selle nii-öelda, et laps tunneks ennast täisväärtuslikuna ja väärtustatuna. selle nimel ta saab selle kõige muuga seal hakkama, et seal on ressursipuudus ja palgad on väiksed ja nii edasi. et see jällegi see esimene asi, kuidas sellest nii-öelda ebakindlusest enesekindlust teha, siis on see, et noh, mul on mingisugune selline oma suund või oma missioon, mis mind kannustab ja mis on mulle nagu hästi oluline. Teiseks punktiks on välja toodud selline mõju, et noh, minust sõltub midagi, on selle taga ja mina tunnen, et ma saan need asjad ära teha ja need on need head asjad. et noh, jälle, kui ma võtan sellise abstraktse nii-öelda näite, siis selline, ütleme, noor juht Jaanus, kes ei kontrolli oma tippjuhtkonna otsuseid. tihti ta võib-olla ka ei mõista neid. aga ta teab, tema on oma tiimile hea juht. ta leiab oma tiimi jaoks aega, ta kuulab ja ta teeb nendes oludes, nendes raamistikus, mis tal on. ta teeb nii palju, kui ta oskab ja tegelikult tema tiim on nagu temaga selles mõttes rahul. et noh, see on nüüd Jaanuse näite selline mõju, et ta ei saa küll mõjutada võib-olla mingeid asju, aga ta teab väga selgelt, et mis asju ta mõjutada saab ja selle ta teeb ära. see annab talle enesekindlust nagu juurde. ja kolmas on selline väärtus. mulle see hästi sümpaatne väärtus just selles kontekstis, et jällegi ma võtan näite, et siis ütleme, et Katrin, loovspetsialist, kes kaotas hiljuti töö, on väga lihtne tunda, et noh, kui mul nüüd seda tööd ei ole, kui mul seda rolli ei ole ametialaselt, siis kes ma siis olen, et mu väärtus on justkui kahanenud. et siis noh, see on see koht, kus tegelikult see
meie väärtus ei ole mis on kirjas CV-s. meie väärtus ei ole ka see, mis on meil kirjas seal ametijuhendis, et kui need ära võtta, et siis justkui suur osa minust läheb ära. et ma ei tea, kui palju siin on korvpallihuvilisi, aga üks kuulsamaid korvpallureid, Kobe Bryant, kahjuks tänaseks on küll meie ilmast lahkunud, siis tema andis ühes karjääri lõpetavas intervjuus, küsiti, et mis oli see karjääri alustala ja mis oli see, mis pani sind nagu nii palju tööd tegema, nagu sa tegelikult tegid. ja siis tema vastas minu arust ilusti, et tema vanemad ütlesid talle tema esimese korvpallimängu ajal, et kuule, Kobe, et kas sa viskad 0 punkti või sa viskad 50 punkti selles samas mängus. see ei oma meie jaoks mitte mingit tähtsust. sa oled meie poeg ja meie armastame sind sellisena, nagu sina oled. jällegi selle mingisuguse kriteeriumi, noh, nad võtsid sealt ära. jällegi, et see, mis ma tahan öelda, et meie oleme väärtuslikud ja sina oled väärtuslik just sellepärast, et sina oled selline, nagu sa oled. mitte see, et kas sa kuskil mingisuguseid norme täidad, kuskilt tatist hüppad üle või ei hüppa, et noh, see on ka see, kui sa tead seda, et sa oled väärtuslik, sina oledki väärtuslik, seal ei ole mingisuguseid agasid või mingeid lisatärne, siis see on ka tegelikult hästi selline oluline enesekindluse allikas. ja veel hästi minust kokku võtab see all olev selline väike ütlus, et kui me hakkamegi räägima ebakindlast ajast ja enesekindlusest, siis enesekindlus ei tule sellest, et ma tean kõiki asju, mis tulevikus tuleb, vaid enesekindlus tuleb sellest, et ma saan selle kõigega hakkama, mis tuleb. et ma ei tea seda, mitte keegi ei tea seda, ma ei otsi seda lõputult kuskiltest märkidest, vaid tuleb, mis tuleb. aga mina saan hakkama. ma tean, mis ma soovin. ma tean, et ma saan asju mõjutada. ja ma olen ikkagi väärtuslik, ma olen igal juhul väärtuslik. et see on võib-olla selline hästi selline esimene punkt, mida siit täna kaasa võtta, et noh, see enesekindlus jällegi tuleb sealt ainult sellest sisemisest ringist ja noh, see kogu see enesepilt. nii. ja kuna meil on täna ajaga natukene piiratud, siis me zoom ime sisse sellesse esimesse punkti eelkõige nii-öelda sinna eesmärgi poole. aga nagu te kohe näete, siis see on ka päris selline mitmetahuline teema. aga see on see, kuhu me täna siin sisse hüppame. ja lähme nüüd sellest ära, ütleme, et me saime aru, me oleme lahti mõtestanud selle, et mis on kust meil tuleb see enesekindlus. Lähme nüüd sellega nagu edasi ja siis noh, ütleme, et elu juhtub, et elu hakkab pihta ja me oleme kõik kaost kogenud, kus väga väikses ajaühikus tuleb väga palju tegevusi, määramatust ja kõike muud. ja minu küsimus sulle on see, et mis takistab või mis segab sinul konkreetselt fookust hoidmast? mis on see asi, mis sul viib selle fookuse kuskile mujale? et jällegi mõtle väike hetk ja pane see kirja ja jaga ka lahkelt teistega. Nõrk otsus. et jah, mõtle, et mis on see, mis, mis sul takistab fookust hoida? Läbipõlemine.
hirm. Tahe kõike korraga perfektselt teha, liiga palju ülesandeid. mm. -hmm. Kristiina ütleb, et nälg takistab, läbipõlemine, suur koormus. mm. -hmm. Emotsionaalne laetus, otsustamine, liiga palju erinevaid sisemeid, ootusid teistelt, magamatus. mm. -hmm. Mm -hmm. Palju lubadusi korraga välja antud. mm. -hmm. Praktiseerimine. mm. -hmm. Mm -hmm. Ei oska öelda ei. Ja noh, mis on, mis see kõik on selles mõttes, mis te kirjutate, on tegelikult ju hästi arusaadav ja hästi loogiline ja ka inimlikult hästi mõistetav. Et me räägime telefonidest ja emailidest ja küll me räägime koosolekutest, majapidamistöödest, lähedastest, sõpradest, kõik, kes tahavad aega saada. Ja noh, kuskil seal vahel olema ju ise ka veel, kes tahab sellist, kes tahab ka olla, ka omaette olla. Ja mis on selle kogu kontseptsiooni puhul hästi huvitav, on see, et kui meil oleks täna au ja võimalus siin webinaril näiteks vestelda inimesega, kes elas 100–150 aastat tagasi, et siis sellel ajal, kus tegelikult ei olnud noh, nii-öelda sellises mõttes mingisugust suhtlusvahendeid. ma räägin siin pesumasinast, nõudepesumasinast, robottolmuimejast. Siis on robottolmuimejad vist on need, kes pesevad veel aknaid ja siis üks neist veel niidab muru, on ju. Internet, info, et selles mõttes justkui meil on tegelikult hästi palju neid abilisi, noh, selliseid abilisi, kellest 100–150 aastat tagasi elanud inimene, ta ei osanud sellest isegi mõelda, oleks üks neist olnud, ta oleks tundnud, et ta on kogu aeg puhkusel. aga tegelikult täna me ei tunne seda, et me oleme ju kogu aeg puhkusel, et mis sest, et need masinad vähemal või rohkemal määral meil kõigil kuskil taustal tublisti tööd teevad. ikkagi on nagu hästi palju teha ja noh, see ei ole kuidagi, see eeter ei ole meil tühi, et ma nüüd kulgen ja vaikselt teen. ja noh, mis on tegelikult siinkohal hästi huvitav veel välja tuua, on tegelikult kogu see tehisintellekti maailm. et noh, kui 100 aastat tagasi oleks olnud meil need masinad, siis me oleks tundnud ennast hästi. täna me räägime tehisintellektist justkui selles võtmes, et nüüd tuleb keegi, miski ja mis no, teeb meie elu nii palju lihtsamaks, et noh, lihtsalt jälle see vaba aja ootus või kuidagi see on jälle tekkinud ja kui ma räägin oma tuttavatega Põhja-Ameerikas, siis seal on kogu see tehisintellekti kasutamine on, ma ütleks, et meist 5 sammu veel ees, noh, ka igapäevases sellises tavakasutajate poolt. siis mida sealsed psühholoogid ja ka inimesed ise räägivad, siis tegelikult ei ole sellist tunnet, et see tehisintellekt nüüd teeb minu eest need asjad ära. et pigem räägitakse seda, et mul on veel rohkem teha, sest tehisintellekt annab mulle nii palju asju ette, mida ma isegi ei teadnud, et ma peaks tegema, aga need kõik on ju kasulikud, et noh, lihtsalt see infole ligipääs, see meie niisuguse väikse inimorganismi, see veel rohkem kurnab üle, et noh, et see, mis ma tahan öelda, need abilised, kes meil kõik on, need on ülihead asjad, aga need, noh, kui neid lihtsalt kasutada ja kasutada, noh, see ei too ainuüksi seda meie võitu. et kui mul on 100 asja teha, siis ükskõik, mis pidi ma neid 100 asja kuskile to do listi kirja panen, siis nagu te matemaatikast mäletate, siis
see vist on juba mingi kolmanda-neljanda klassi matemaatika, et see summa ei ole enam liidetavate järjekorrast. Ja kui me räägime prioritiseerimisest, siis me ei räägi sellest, et ma panen need 100 asja lihtsalt järjekorda, tähtsusjärjekorda. Et kui me räägime prioritiseerimisest, siis me räägime sellest, et ma viskan sellest 100 asjast 70 kohe minema ja sellest 30-st mul jääb alles maksimaalselt seal 10. Et lihtsalt jällegi, kui me räägime sellisest inimajust, siis teadusuuringud ütlevad seda, et inimene suudab keskenduda suurusjärgus 7 asjale korraga, 7 erinevale teemale. +/–2 on seal veel, ehk siis 5–9 on ju. See on see, millega me saame tegelikult veel täitsa hästi hakkama. Kui teemasid on rohkem, siis tekib, noh, siis me juba lähme kohati, kaome ära. Aju hakkab piltlikult öeldes kärssama. Ja mis veel öeldakse, et noh, see 5–9 on selline, millega me saame hakkama. Ideaalne on tegelikult 2 või 3. Noh, kui ma räägin sellisest päris suurtest teemadest, mis on meil elus olulised, et päris vähe tegelikult, päris vähe. Ja sealt, noh, kui mul on 100 prioriteeti, siis millele ma ütlen ei, millele ma ütlen jah. Noh, kas ma lähen kellelegi nädalavahetusel appi, värvin terrassi, äkki teen mingeid tööasju veel või veedan perega aega või omaga. Seda võib olla kõike ikkagi liiga palju ja asju on igal pool palju. Ma räägin siia ühe niisuguse hästi lihtsa loo. Kes seda kuulnud on, siis on hea meenutus, kes ei ole, siis lihtsustab ka võib-olla natukene sellist igapäevaelu. On lugu sellisest noorest hakkajast mehest, kes soovis teenida hästi palju raha. Ta soovis, raha oli tema edukuse mõõdupuu, mis on okei. Ja ta soovis palju raha teenida. Ja see mees otsis siis inimest, et kelle käest nõu saada, kuidas ma siis seda raha teenin, et mul on ju suured eesmärgid ja ta leidis siis, ütleme piltlikult öeldes, ühe sellise guru. Tänapäeval oleks ka tore guru leida, ta leidis guru ja ta läks guru juurde ja ütles, et ma soovin palju raha teenida. See on mu eesmärk ja kuidas ma seda teha saan? Guru ütles talle siis, et selge, kui see on sinu eesmärk, siis kohtume homme hommikul rannas 4:30 hommikul. Ole kohal, kui sa oled päriselt valmis raha teenima. Ja noormees oli siis hommikul 4:20 kohal, 10 minutit enne, kui oleks pidanud. Guru juba ootas teda seal. Guru oli siis nii-öelda vööst saati juba vee sees. See noormees oli ülikonnaga kohale läinud randa, et hakkab ju raha teenima, aga guru kutsus teda, viipas siis käega, et tule ka siia, et lähme vette. Ja kui noormees oli selle guru juurde jõudnud, siis nad astusid veel mõned sammud, et nad olid nii-öelda rinnust saati mõlemad vees. Ja noormees tahtis ju palju raha teenida, et ta mõtles, et see guru on vist hull, et mis see raha teenimine selle külma veega siin kuidagi seostub. Ja enne kui see noormees jõudis oma mõtte lõpetada, guru võttis tal peast kinni ja lükkas selle vee alla. Ja noormeest tabas selline kerge paanika, mitte öelda suur paanika. Ja täpselt enne, kui see noormees tundis, et no, nüüd ta enam ei suuda olla, et ta minestab ära, tal pole õhku. Guru tõstis selle noormehe pinnale. Noormees seal hingas mitu tublit head sõõmutäit õhku. Ja guru küsis ta käest, et kui sa seal vee all olid, et millest sa mõtlesid? Ja noormees vastas ilma kõhklemata, et ma tahtsin hingata. Ma mõtlesin ainult sellest, et ma tahan õhku saada. Ja selle järele guru vastas, et näed, et sa said just vastuse oma küsimusele, mida sa minu käest eile küsisid. Et sa saad väga rikkaks, sa teenid väga palju raha,
kui sa vajad seda täpselt sama palju, kui sa vajad õhku hetked tagasi. ja see on see, kui sa ainult sellele nagu mõtled, et mitte elu liialt lihtsustades, mitte öeldes, et kõik teised asjad tuleb ära unustada, aga see on natukene selline, kui me läheme nii-öelda täiskõhuga poodi, et noh, väga palju maitsvaid asju on ja allahindusid on ja kõike justkui tahaks ja nii edasi. et siis, mis teeb elus tegelikult, teeb selle selles mõttes lihtsamaks, mitte et sinna oleks kerge jõuda, aga see hetk, kui ma saan aru, et mul on seda asja, ma tahan seda asja nii palju, kui ma tahan õhku. Ma toon hetkete pärast ühe hea näite ka, aga ma tahan seda asja nii palju, kui ma tahan õhku. mulle on näiteks see suhe, minu lapsega või sõbraga nii tähtis, et ma ei asenda seda mitte millegi puhul. või see töö eesmärk on mulle niivõrd oluline, et noh, sinna ma pühendun. et noh, tulles tagasi siia, siis me ei räägi ainult sellest hingamisest, me räägime sellest, mida me saame hoomata, mis on meie prioriteedid. tihti meil on elus nagu 15, 20 või isegi rohkem prioriteeti ja kõik on tähtsad ja siis me oleme väsinud, et lihtsalt sellega me ei saa selliselt hakkama. siia juurde võib-olla on hästi hea tuua, jällegi, kui teil on igasuguseid küsimusi, kommentaarid, et olge hästi julged ja pange kõik kirja, et see ei ole koht, kus ma kuidagi saan midagi valesti öelda või see mõte küll ei tohiks mul peas olla, et ma siiralt usun seda, et kõik mõtted ja tunded, mis meil on õiged. ja me peame lihtsalt seda mõistma, kust üks või teine asi tuleb. et, et ja julgelt andke märku ja veel kord, see rikastab kõiki teid endid ka, kes te siin seda kuulate. üks asi, mida ma tahtsin hästi ära tuua, et alati, kui me räägime sellistest prioriteetidest ja elust ja kõigest muust, siis tihti jõuab meie lauale, ka minu laual on väga palju seda olnud, on see, okei, mida ma siis valima pean, et ma pean ju valima, kas siis töö või eraelu vahel, või ma ei tea, tervise ja raha vahel, et noh, mis pidi ma neid valikuid pean tegema ja muidugi sellised paradoksaalsed olukorrad, kus öeldakse, et aga ta oli vaene, aga vähemalt oli õnnelik ja vastupidi, et ta on küll rikas, aga ta on õnnetu et ma lugesin aastaid tagasi ühte, ta oli mõeldud sellistele lapsevanematele, kes hakkavad siis last kasvatama, et kuidas siis last kasvatada ja nii edasi ja mulle hästi meeldis see kogu kontseptsioon, mida autor ütles. see oli nüüd vist juba 86-aastane üks pedagoog, kes seda kirjutas. ta kirjutas seda nii ägedalt, et ütles, et kasvatage oma lapsi niimoodi, et nad on õnnelikud ja edukad. ehk siis nad on mõlemad ja mida iganes see õnn ja mida iganes see edukus kellegi jaoks tähendab. aga see mõte, et me võime panna need samad ilusad sõnad ja väärtused siis ühele mündile, nad on lihtsalt sama mündi kaks eri poolt. ma ei pea valima oma parema käe ja vasaku jala vahel ehk siis töö või eraelu vahel, kuna mõlemad on eluks olulised. pigem on küsimus see, et kuidas või mis on minu jaoks siis see, mis toob selle õnne, toob selle rahulolu ja samal ajal ka selle edukuse, et noh, siis ma tahan öelda, et need on teineteisega väga suures sõltuvuses. ühte ei ole ilma teiseta, et meil on vaja mõlemit. ma tahan ennast tunda edukana, sest siis ma olen ka õnnelik. ma olen õnnelik siis, kui ma olen edukas. et mulle see kontseptsioon hästi meeldis ja see on ühe mündi kaks sama poolt. natukene siin on sellist, jah, ma tunnistan sellist idealismi hõngu, aga ma arvan, et kui me täna siin oleme, siis see on ka see asi, millest me ei pea mitte kuidagi loobuma. et kui ma loobun edust, et olen õnnelik või vastupidi, siis ma arvan, see ei ole väga hea
väga hea diil, mida ma teha tahaksin ja noh, see ei saa minu eesmärk olla, sest see juba eos on võrdlemisi selline natuke nukker. aga nagu me rääkisime prioritiseerimisest, siis suur osa prioritiseerimisest on see, et ma teen valikuid, mida enda fookusest kõrvale ajada. Siis ma palun sul panna kirja, mis asi see on sinu elus täna, mida sa saad kas päriselt likvideerida või vähem teha, vähem olla ehk siis minimeerida, mis aitaks sind selle nii-öelda edu, õnnelikkuse ja sinna nii-öelda suunda rohkem. et mis asi see on, mida sa võiksid oma elus kas vähem teha või siis üldse mitte teha. et pane kirja, mis sul esimesed mõtted sellega pähe tulevad. ja on täiesti ka mõistetav, kui see ei tule lihtsalt nipsust, kuna neid asju, mida me teeme, me peamegi ise kõik väga tähtsaks ja mingid võtmes nad kindlasti on mm. -hmm. Vähem mõelda, et ma ebaõnnestuksin ja äkki ei saa hakkama mm. -hmm. ja mis on tegelikult hästi selline, mis ka tegelikult praegu see meie chat näitab, et see ei ole nii lihtne, et ma lihtsalt kirjutan selle ära, et okei, ma võtaks selle ära, ma võiks toda teha, et see mm. -hmm. Vähem enesesüüdistamist ja kriitikat, rohkem keskendumist sellele mm. -hmm. ja noh, nagu te tegelikult näete, siis me ei räägi sellest, et me valime hea või halva vahel, et see ei ole see teema, kus me tegelikult abi vajame, sellega me saame ilusti väga hästi ise hakkama. võrdlemisi hästi. kus meil läheb keeruliseks, on tegelikult see, et kui me hakkame valima hea ja väga hea asja vahel, mis meil elus on, kui me hakkame valima väga hea ja suurepärase vahel, et noh, need on need valikud, mis tegelikult aitavad meil prioritiseerida elus ja jällegi õnnelik ja edukas selleks, et ma teda saaksin. selleks minu tänane soovitus sulle siit kaasa on see, et vali ainult suurepärased asjad. suurepärased asjad on need, mida sa oled ise väärt ja see on see, mida sa peaksid ka valima. kõik teised on juba sellised mõttekoht. nii, ma korra veel vaatan chati, kas on kellelgi veel tulnud sellist head mõtet. nii, vähem asju, vähem tegevusi, mis ei loo pikaajalist väärtust, vähem sotsiaalmeediat mm. -hmm. Mm -hmm. hästi palju kõlab siit läbi sellist ka muretsemist, et väga hea asi, mida kaasa võtta, et see noh, me kuidagi kipume palju muretsema. ja järgmine slaid mulle hästi meeldib, et kuna ma ei jaga üldjuhul, kui ma kellegagi olen koostööd teinud, neid mõtteid siin, siis see konkreetne naisterahvas, ta lihtsalt, kui ta kuulis, et ma seda webinari teen, siis ta ütles, et Raido, sa pead seda jagama. sa pead seda jagama, sest talle see asi nagu tähendas nii palju. ja ma ütlesin, okei, ma jagan seda ja ma jagan seda ühte väikest harjutust, mida ta tegi. nii, hästi lihtne harjutus tegelikult, aga see nii-öelda nõksa alla 60-aastane naisterahvas, mida ta tegi, ta tegelikult pöördus mingi aeg tagasi minu poole sooviga oma aega paremini planeerida. noh, iseenesest hästi mõistetav ja aja planeerimine on alati selline, noh, ühelt poolt ka mehaaniline, et noh, mis võtteid siis kasutada. aga noh, üldjuhul esimene samm on tegelikult see,
noh, mis seal see taga on, et enne kui ma hakkan sinna mehaanikasse minema, et mis on see minu päris põhjus. ma annan teile kodutööd, kuna seda siin on sellises rahva seas võib-olla raske teha, siis see on sellise 5 miksi harjutus, et sa püüad aru saada, mis on ühe või teise sinu soovi taga. ja lühidalt öeldes siis seesama konkreetne naisterahvas, ta tuli minu juurde sooviga paremini aega planeerida ja kui me temaga vestlesime, püüdsin seda sealt kuidagi kokku võtta, siis tema see päris soov oli see, et tegelikult ta soovis oma lastelastele luua sellist mälestust, et ta oli selline äge vanaema, kes oli nendega nagu reaalselt mängis, hullas, hüppas ja kargas seal. ja kui te nüüd vaatate soovi, ütleme, et eesmärk on sul oma aega paremini planeerida versus see, et sa ütled, et minu eesmärk on see, et ma tahan, et minu lastelastel oleks minust selline mälestus, et ma olin vanaema, kes oli nagu päriselt kohal, siis no, kumb on, kumb on teie jaoks nagu selles mõttes selline tunduvalt ägedam, suurem, tähtsam eesmärk ja ka nii-öelda emotionally connected, emotsionaalselt nii-öelda teiega see seotud, et noh, üldjuhul see on see teine eesmärk, kuhu ta jõudis, on see, mis meid tegelikult paelub ja meil kõigil on seal kuskil mingisugune see päris eesmärk seal taga, mida me ise soovime ja mis meil tegelikult päriselt loeb. ja selle harjutusega, kui te seda teete, siis nii palju veel, et noh, üldjuhul on sellel minu praktikas on tavaliselt 3 tulemust. esimene tulemus ongi see, et nagu konkreetselt sellel juhul oli see, et see teeb sul võib-olla silma märjaks, et kuule, et ma tahan hoopis seda. see on mulle ju, see on see asi, mida ma tegelikult soovin sellega. teine tulemus on see, et sa saad aru, et tegelikult see polegi võib-olla nagu nii paeluv eesmärk, kui ma alguses arvasin, et noh, on nagu hea, aga noh, midagi ei juhtu, kui ma seda ei saavuta. selle puhul siin te nagu näete, siis kui ma seda ei saavuta, siis mul on emotsionaalselt valus ja see on mulle väga oluline. et noh, et väga vabalt võib tulla, et see, mis te arvate, et see ei olegi teile konkreetselt täna oluline. ja teine või kolmas on ka see, et te võite avastada, et jah, see eesmärk, mis ma olin püstitanud, see on tegelikult kellegi teise oma, et ega see minuga sellist emotsionaalset sidet väga palju ei olegi. et jällegi tehke see ära, vaadake, kuhu te jõuate, võite mulle ka sellest kirjutada või näidata, kaasa mõelda, aga ta võib olla hästi selline, hästi oluline ja hästi mõjus ja kui ma tean, et see on see, miks ma teha tahan, et mul on täna lapselapsed siin, ma lähen täna varem, ma lähen õigel ajal töölt ära. ma ei lähe sellepärast, et ma pean töölepingust kinni või ma tahan aega planeerida, vaid ma lähen sellepärast õigel ajal töölt ära, et mul on täna see aeg, kus ma saan oma lapselastega olla ja see on see, mis ma tahan, et noh, et loodetavasti see essence jõudis, selles mõttes jõudsin selle ilusti edasi anda, et noh, see on see tegelikult see asi, mis meil ka seda, kui me räägime enesekindlusest, siis see annab mulle selle enesekindluse, see on see, mis ma tahan, see on see selgus, mida mina soovin. nii, aeg on halastamatu. kui me räägime enesekindlusest, me räägime sellisest suunast, siis jällegi see selline motivatsioon ja harjumused, noh, see motivatsioon käib nagu hästi palju läbi, et kuidas hoida motivatsiooni ja nii edasi. sellest me täna ka ei räägi, sest see on täitsa eraldi teema, aga noh, üldprintsiibis mina olen see, kes usub süsteemi, mina olen see, kes usub harjumustesse. motivatsioon on väga tore, kui on, aga selle najal midagi üles ehitada on võrdlemisi nagu noh, see ei garanteeri tulemust ja siis sa oled kuskil teiste tuulte meelevallas, kuna see motivatsioon tuleb ja läheb. aga
aga mida kaasa võtta, on tegelikult see, et see sinu harjumus on see, mis määrab ära selle, kuhu sa liigud nii füüsiliselt, karjäärialaselt kui ka tegelikult mentaalselt. et sinu harjumus, noh, ma ei tea, mis mõtteid sa mõtled ja nii edasi. ja mis on hästi hea või oluline siit ka meelde jätta, on see, et tegelikult me inimestena, seda kinnitavad ka viimased teadusuuringud väga selgelt, inimestena me ei mõtle ainult ajudega, vaid tegelikult inimene mõtleb, tunnetab terve kehaga. ehk siis see noh, aju on küll see keskus, aga me tegelikult mõtleme, me tajume tegelikult terve kehaga koos. ja meil on oluline, meil on palju lihtsam näiteks, noh, kuidas ma ütlen lihtsalt, et öeldakse, et me oleme, ma ei tea, minu praegune enesetunne on minu mõtete tulemus, see, kuidas ma ennast emotsionaalselt tunnen, on minu mõtete tulemus, siis istudes diivanil oma mõtteid mõelda, oma mõtteid muuta on tunduvalt raskem kui teha seda läbi kehalise tegevuse, midagi tegutseda, läbi selle oma mõtteid muuta on tunduvalt lihtsam. ja jällegi ma panin siia alla sellised kolm hästi lihtsat, aga ka väga, väga tõhusad sammud, mida teha, et jällegi seda oma tegutsemist kogu aeg toetada. ja nende lihtsate sammudega on hästi vahva asi. Neid lihtsaid samme, neid lihtsaid harjutusi on hästi lihtne teha. Neid lihtsaid harjutusi on hästi lihtne ka mitte teha. ehk siis jällegi see pall on tegelikult teie enda õuel kogu aeg. ja nii. ja üks asi veel, mis ma tahan täna siin kindlasti ära mainida, on see, et meie otsustest kujuneb meie igapäevaelu ja noh, nagu te numbritest näete, siis ülipalju meie otsustest toimub kuskil nii-öelda tagatoas, kuskil alateadvuses, mida me teadlikult igapäevaselt ei mõjuta. et väike osa nendest on teadlikud. ja naljakas fakt on see, et ka nendest 100+ teadlikest otsustest meie nii-öelda siis aju esiosa, prefrontaalne korteks väsib õhtuks üldjuhul ära, kuna tööl ja päeval on palju tegemist. see on ka üks põhjuseid, miks me õhtul haarame šokolaadikoogi tunduvalt lihtsamalt kui hommikul, kuna lihtsalt me oleme väsinud ja siis lihtsalt lööd käega selle, okei, las ma söön siis. aga see mõte on see, et nagu, kus ma rääkisin sellest 60-aastasest naisterahvast, siis kui ma tean, mida ma tahan, siis ma oskan neid 35 000 otsust, alateadlikku otsust päevas juba enda kasuks tööle panna. hästi lihtne näide, kui keegi on omale autot ostnud siis või autot ka valinud, siis ühel hetkel te märkate, et huvitav, et pool linna või pool Eestit on millegipärast sama autot viimasel ajal ostma hakanud, et mingil põhjusel te ühel hetkel hakkate seda autot igal pool nägema, mis sest, et ta tegelikult oli ju enne ka kogu aeg olemas, aga ma ennem seda ei märganud. et sama asi on tegelikult sellise konkreetse südamelähedase eesmärgi püstitamisel, et sa hakkad nägema neid asju, neid võimalusi, mida sa varem ei näinud, mida sa varem uskusid, et neid olemas ei ole. ja selline hea nipp on jällegi, ta on selline, üks teadusuuring pakkus selle välja, on kui siis olukorrad. ehk siis mingid asjad, mis ma ei tea, näiteks ärritavad mind, mingi kolleeg, kes on selline, kes mind ärritab, siis see kui siis tehnika on tegelikult selles mõttes lihtne, et ma mõtlen need olukorrad enda jaoks ennem läbi, kui see kolleeg tuleb ja hakkab minu kallal kurjustama, siis ma ütlen seda või teen seda. et noh, ta on sellise nii-öelda süsteemi loome osa, et sa mõtled enda jaoks mingid keerulised olukorrad, mingid päästikud läbi ja siis läbi selle saad siis seda kaasa endale võtta või nii-öelda, mida siis paremini teha. Nelja minuti pärast tõmbame otsad kokku.
ma küsin teie käest veel ühe küsimuse. Kui te näete siin, vaadake seda slaidi siin, vaadake seda, mis ma olen siin kirjutanud, usikat ja taldrikut ja inimesed on siin ja siin on mingid marjad ja keegi sööb õhtust. Vaadake seda slaidi. Ma usun, et te olete seda hästi vaadanud, kõik meeles. Nüüd pange näpud valmis ja kirjutage chati, mis sõna siin on. Nii, 4 suppi, seebid, supid, sapid, silt, väga hea. see ja aitäh, et võite veel kirjutada, see kontsept siin taga on tegelikult see, et see, mida me näeme, näitab ära selle, mis me näeme pärast. Et kui ma oleks teile veel rohkem siin kirjeldanud igasuguseid söögiasju veel, mitu slaidi, siis te näete suppi siin tunduvalt rohkem, et on üks äge uuring, kus noortele inimestele näidati vanadusega seonduvaid märksõnu, mitte et vanadust mainiti, aga räägiti rulaatorist ja räägiti hobusesalvist ja kõigest muust. Siis need inimesed kõndisid pärast, nad tegid seal ringe, kõndisid seda vahemaad tunduvalt aeglasemalt, kuna nende alateadvus kuidagi võttis selle, et nüüd on vanadus. Et see meie igapäeva selline eluolu hästi palju seda kõike mõjutab. Kuna ma lubasin 55 teil lõpetada, siis kirjuta mulle viimase asjana üks tegevus, mis on sul nädalas selline, mis sinu energiat taastab, mis annab sulle sellise mõnusa boost'i ja pane see palun siia lõbusalt ja ausalt kirja, et mis asi see on, mis sul iga nädal olemas peaks olema või juba on, mis sul sellist head energiat juurde toob, kuna energia on see, mis meid elus hästi edasi viib. Nii, trenn tuli esimene, sumbatrenn, lõunapool pool jõuga, trenni, muusika kuulamine, hommikukõnd, trenn, jooga, väga äge, looduses viibimine, jooksutrenn, teadlik mõlutamine väga hea, väga hea, väga hea, hoidke sellest kinni, sest see on see, mis on teie see nii-öelda ankur ja see on see, mis teid täidab. Kahjuks meil on see aeg otsa saamas. Kui sul jäi veel mingeid mõtteid, mis ei saanud välja öeldud, võid mulle pärast kirjutada, võid siia chati panna. Aga ära jäta neid enda sisse, kas või räägi mõne sõbraga või kolleegiga. Ja ma slaidid saadan teile kindlasti ka järgi. Teen tänasest väikse kokkuvõtte meile ka veel. Ja üks asi, mida siit veel kaasa võtta viimasesse minutisse on see, et natuke laske sellel tänasel seedida sellel kiirel pilgul, aga tehke mingi samm täna, mida te muidu igapäevaselt ei tee. Selle enesekindluse, selle selguse suunal aga tehke see just täna, sest see on oluline selleks, et ta ilusti pihta hakkaks ja nagu see viimane pilt mul siin ütleb, siis elage oma elu selliselt, et kui te üle põllu olete läinud, et kõik kivid, mis sinna tee peale jäid, siis nende alla sai vaadatud, need sai ümber pööratud ja siis ei ole teil mitte mingisugust kahetsust. Vahet ei ole, mis kuskilt tuleb, et enesekindlus tuleb läbi kivide ümberpööramise. Suur aitäh. Me tänaseks jah, kahjuks peame lõpetama, kuid ma usun, et teil oli siit midagi enda jaoks kaasa võtta. Ja see kõik on teie enda kätes ja kes lähevad järgmisele webinarile, siis see kindlasti on vähemalt sama põnev, nii et aitäh osalemast, ilusat päeva teile ja uute kohtumisteni ja hoidke oma enesekindlus au sees. Kuulge, aitäh!
aitäh, Reido. Ja ma panin chati tagasiside lingi ka, et oleksime väga tänulik, kui te leiate paar minutit selle täitmiseks. aitäh, et te liitusite, aitäh, Raido, et sa nii huvitava webinar meile tegid ja kohtume järgmisel seminaril. ja aitäh.